Okei, kas te olete valmis? Vist küll, ma ei tea, ma oleks nagu mingi... Isegi mul veits süda hakkas puperdama. Igatahes. Tere, palun tutvustage ennast. Tere, mina olen Anett Mangus, Muba vene keele kooliõpetaja. Tere, mina olen Markus Lauri, siis Muba kehalise kasvatuse õpetaja. Mina olen Taimi Rändma, kunstiõpetaja. Tere, ma olen Agnes Kaasik ja ma olen Muba ajalooõpetaja 1. aastat. Kas ma pean veel midagi endast rääkima? Ei, see on hästi. Okei, ma mõtlesin, äkki tahate midagi veel teada. Tere, mina olen õpetaja Anne Abel ja õpetan siin koolis matemaatikat 8. klassile ja siis gümnaasiumi osale ja kutseõppe osale. Ene-Tali Saaronu nimi, töötan 1. aastat Mubas, aga kokku muusikakeskkooliga tuleb juba 28 aastat. Ja üleüldse staaži, kogu minu pedagoogilist staaži on 41 aastat. Nii et päris palju. Timo Steiner olen. Ma arvan, et selles intervjuus olen ma Muba koolijuht eelkõige. Milline on teie varane kogemus õpetamise alal? Muusikakeskkoolis olin siis 9 aastat enne seda, kui me Mubasse tulime, nüüd on 10. aasta. Ja enne seda veel ma olin lasteaias tööl õpetajana väga pikka aega, nii et kokku juba, ma arvan, 20 aastat. Tegelikult ei ole suur, selles mõttes ma olen nagu noor alustav õpetaja, mis on nii pluss kui ka miinus, aga kogemus on klassi ma olen õpetanud natukene, pigem on eraõpilased olnud ja eraõpilased on mu suurim kogemus, et klassiga olen ma natukene teinud tööd ainult. Mina alustasin treeneri tööd kuskil 7 aastat tagasi ja õpetajana olen alustanud siis 3 aastat tagasi. Et tänaseks olen jõudnud ka Mubasse. Ma olen 2 aastat tegelikult õpetaja. Ma olin 1 aasta ühes väikses erakoolis õpetaja ja siis ma tulin siia. Seega 2 aastat nüüd ja tegelikult ma olen selle aja jooksul, kui ma olin erakoolis ja siin Mubas, ma tegelikult töötan muuseumis ka hariduspedagoogina, mis tähendab ka põhimõtteliselt õpetamist. Aga kindlasti on 2 aastat ikkagist Eesti kontekstis ja õpetaja töö kontekstis väga väike aeg. Aga väga tore ja põnev aeg. No, mina tahtsin õpetajaks saada sealt maalt, kus mina ennast mäletan ja läksingi õppima matemaatikaõpetajaks. Konkreetselt, et saada matemaatikaõpetajaks, lõpetasin ülikooli 1986. aastal ja siis ma töötasin 6 aastat Tallinna 46. keskkoolis. Nii et need õpilased, keda mina tol ajal õpetasin, on praegu juba 45-46 aastased. Et nemad võiksid olla teie emad ja isad, keda mina peale ülikooli õpetasin. No kuna ma olen töötanud 3 erinevas, nüüd juba 4 erinevas koolis, kui nüüd see muusikakeskkool ja Muba kokku panna, siis 3. Kogemused on erinevad. Kui ma ülikooli lõpetasin, siis ma läksin praegusesse Inglise kolledžisse 5 aastaks. Ja paraku on sealt, viisakalt öeldes, kehvad muljed. Väga erinevatel põhjustel. Siis läksin edasi Kadrina keskkooli, Lääne-Virumaale, mis tollel ajal oli väga edumeelne kool, aga Inglise kolledžiga võrreldes muidugi hoopis teine tase. Et seal ma pidin siis nii-öelda ümber orienteeruma ja mõtlema läbi hoolega, mis tasandil hinnata ja kuidas üleüldse tulemust saavutada. See võttis natukene aega, see ei olnud lihtne. Aga kool ise oli väga meeldiv, tolle nõukogude aja kohta väga hästi korraldatud oli seal õppetöö ja väga palju võimalusi. Aga siis tegi elu korrektiivid ja ma tulin tagasi Tallinnasse ja muusikakeskkooli õnnestus pääseda, sest vajati eesti keele õpetajat. Alguses asendajana, aga hiljem nagu selgus, jäin ikka päris põhikohaga. Ja võrreldes teiste koolidega oli jälle oma erinevus olemas. Et muusika on see, mis seob, aga üldainete pool muidugi natukene, ütleks nii, et kannatas. Päris nii ei olnud, nagu ma tahtsin, aga mis teha. Iga uuega tuleb kohaneda ja siiamaani on kenasti läinud. Aga kui nüüd Muba kooli võrrelda muusikakeskkooliga, siis
siis paraku on niimoodi, et maja on küll väga ilus, mulle meeldib siin töötada, võimalused on mitmekülgsed ja ma tunnen ennast siin klassis väga hästi ja majas üldse tervikuna väga hästi. Aga, võt nüüd tuleb aga koht. Ja see aga koht on seotud sellega, et üldainete pool kannatab. Kannatab ikka väga-väga olulisel määral, kui võtame arvesse seda, et sugugi mitte kõik ei tule gümnaasiumisse, vaid pärast 9. klassi lõpetamist lähevad mujale. Ja võt siin on nüüd selline kriitiline piir. Ma ei ole rahul selle õppetasemega, mis praegu on. See peaks olema palju parem. Selle kindlasti on väga palju erinevaid põhjusi. No ma ise omas peas olen välja mõelnud, et kindlasti on see mingil mõttes oma ajamärk, aga mitte ainult. Mulle tundub, et õpilaste selline enesedistsipliin, see sisemine distsipliin on liiga madal. Ma saan aru, et muusika võtab suure osa nende päevatööst, see on selgemast selgem, harjutada on vaja, aga ilma üldaineteta te ka hakkama ei saa, nii et siin peaks ikkagi ennast rohkem kokku võtma ja ma arvan, et vähin, mis te teha saate, on, et olete õigel ajal õiges kohas tunnis, töövahendid kaasas. Noh, tore on, kui kodutöö teinekord on antud ja on teha ka midagi jõutud, aga see on omaette teema. Ja tunnis ikkagi kaasa mõelda, siis on see, ma arvan, on kasu kõigile ja teil endal ka teadmised natukene kinnistuvad rohkem. Mul on tunne, et see läheb kuidagi jah, ununeb. No oma osa kindlasti, paratamatult on see nutiajastu, telefonides olemise süsteem, et see kindlasti jätab oma jälje ka väga olulisel määral. Nii et need kõik kokku. Milline on teie varane kogemus siis kooli juhtimise alal? Kooli juhtimise alal on kogemus aastast 2005 juba, mis on päris kauge, kui ma asusin Tallinna Muusikakeskkooli juhtima. Ma neid aastaid enam ei hakka igaks juhus kokku arvutama juba. Meil on üks väga personaalne küsimus kooli jaoks, et kas teile meeldib see uus kool? Ja kui meeldib, siis miks? Ja mulle meeldib, sest tegelikult ma ei teadnud sellest varem mitte midagi ja siia tööle tulemine oli väga juhuslik. Sest peale esimest aastat ma mõtlesin, et ma enam tegelikult õpetamistöö on väga raske ilmselt, sest ise ka aru saanud ja kõik saavad sellest aru ja ma mõtlesin, et ma jätkan ainult muuseumis. Aga ma ikkagi tundsin, et ma ei ole veel nagu lõpetanud sellega, et ma tahan seda edasi teha. Ja siis ma nägin seda tööpakkumist, et Muba otsib ja siis ma mõtlesin, et mul üks sõbranna õpib muideks kontrabassi siin 3. kursusel, nüüd ta lõpetab ja siis tema rääkis mulle, et Otsa kool ja muusikakeskkool ja balletikool pannakse kokku ja ma nagu mõtlesin, et see üldse ei puudutanud mind. Ja siis ma nägin seda töökuulutust, mõtlesin, kas see on see kool, millest mu sõbranna rääkis või? Ja siis ma kandideerisin siia ja ma saanud mitte midagi oodata, sest nagu mul polnud õrna aimugi sellest koolist ega sellest kontseptist ega mitte millestki. Ja ma olen tegelikult väga positiivselt üllatunud, et ja mulle väga meeldib, sest et tõesti õpilased on nagu üle ootuste toredad, sõbralikud, aktiivsed ja üldse kuidagi väga nagu soojad ja malbed inimesed, sest ma nagu muuseumi õpetajana, ma olen näinud igasugu õpilasi, nagu seinast seina õpilasi ja et tegelikult on privileeg töötada siukses koolis siukeste õpilastega. Loomulikult, kellele ei meeldiks, ilus koolimaja, toredad õpetajad, targad õpilased, ülihea asukoht, mida veel tahta, nooruslik direktor, no igal ülihea, loomulikult väga meeldib. Ega teid see nagu, siis kui õues mingid autod sõidavad või see nagu teid ei häiri, jah? Mind ei häiri üldse. Ma kuidagi esiteks mu klassid on kõik siia tahapoole või midagi, et mul ei ole ühtegi vist klassi, mis on sinnapoole, siis mind üldse ei häiri. Ja ma ei tea, see asukoht on ikka väga hea. Siia saab rongiga ja trammiga, bussiga, mingite asjadega, et see on väga hea. Mulle tegelikult väga meeldib Muba. Siin Muba, see uus maja on tegelikult väga võimekas, see on võimas lihtsalt. Kui muidugi tulla minu aine juurde, mis on kehaline kasvatus, siis siin võib-olla leiaks mingid teatud ebamugavusi. Ehk siis ei ole võib-olla nii mitmekülgselt, et on teatud võimalused väga hästi loodud, teatud võimalused ei ole nii hästi loodud. No siin on asju, mis meeldivad
ja on puuduseid, ma ei saa öelda, et nüüd nagu kõik meeldib või kõik ei meeldi, et siin tuleb need erinevad tahud lahku lüüa. Et meeldib see, et see on ikkagi uus maja, et siin on väga head tehnilised võimalused, kõik on puhas, korras, värske, õhku on palju, ruumi on palju, ta on logistiliselt väga hea koha peal, bussiühendused igasse teise linna ossa saad lihtsalt liikuda. Et selles mõttes on ikkagi ta väga, väga hea kool. Meeldib väga, jaa. Tõesti, siin on, esiteks on väga avarad ruumid, minul küll on vist vedanud, ma pean ütlema, et see on parim, mis olla saab, ei ole liiga kitsas, osad kabinetid on üsna väiksed, mul see tekitab sellise kokkusurutuse tunde, aga praegu on küll väga avar, aknad on olemas, valgus paistab sisse igalt poolt, isegi võib natuke liiga palju, aga noh, olgu see selleks. Maja ise, super, võimas, ilus, kaunis, palju võimalusi pakkuv, saalid, no mida sa ingve lihkad, kõik on nii-öelda käeja juures ühes majas, see on kõik väga hea, see meeldib mulle väga. Aga jah, kui saaks sellest teisest poolest ka korda, et noh, õpilased õiges kohas on, siis oleks kõik okei. Ma arvan, et muidu ma ei tuleks iga hommikul siia tööle, kui mulle ei meeldiks, et siis teeks vist midagi muud. Et see kool mulle tõesti meeldib sellisena, et siin on palju potentsiaali, mida me võib-olla täna veel ära ei kasuta kõike. Nii et mina usun selle kooli väga tugevasse võimesse areneda ja panustada Eesti kultuuri. Mulle suures plaanis tegelikult väga meeldib. Mulle meeldib iseenesest see maja. Maja on ilus, aga no eks siin on selliseid väikseid miinuseid ka. Et ühest küljest on see väga hea, et ta on suur, aga teisest küljest see suurus toob ka selliseid negatiivseid asju juurde. Oot, nüüd ongi täpselt see küsimus, et millised on teie negatiivsed mõtted? No aasta on näidanud, et algklasside jaoks see suurus on nagu väga keeruline, et nad leiavad selliseid kohti, kuhu peitu minna või niimoodi varjuda ja õppetööst eemale jääda. Et nad kasutavad ära sellist anonüümsust, et keegi neid ei tunne ja väga palju täiskasvanud on majas, aga neid väga nagu ei huvita, kes keegi on ja siis tekivad sellised olukorrad, mida vanas koolis ei olnud. Kui ma nägin seda küsimust, ma mõtlesin, ma ei mõelnud mitte midagi välja. Sest ma olen olnud siin tegelikult ka nüüd, kuna aasta lõpp tuleb, siis on olnud ka arenguvestlusi õpetajatel nagu juhatusega ja siis küsiti ka seda küsimust, et kas on midagi, mida parandada või muuta ja siis mõtlesin, et mul on nagu kõik üli super, üli positiivne, õpilased on toredad, vibe on väga hea ja siis mul ei ole mitte midagi kahjuks anda, soovitada. Võib-olla on see võib-olla teiste õpetajate, teiste juhtkonna arvamus just liikumise osas, et on see veel negatiivne pool, millega peab praegu siin väga palju tööd tegema, et viia läbi oma ainetegevusi. Ma ei tea, kas ma saaks öelda negatiivsed mõtted, sest et üldjuhul ma kipun olema inimene, kes nagu kõik negatiivsed asjad üritab keerata positiivseks või mitte neist nii palju välja teha, aga võib-olla see, et ikkagist alustava õpetajana, ma olen siiski teist aastat õpetaja siin koolis esimest aastat, et 2 kolleegi, 3 kolleegi, kellega ma olen nagu niisugust paremat suhet hoidnud ja ma olen tundnud, et 2 on, et siis on eesti keele õpetaja Ene, on üks eesti keele õpetaja Tiina, kes on aidanud mul nagu sisse elada, siis on vene keele õpetaja Anett, kellega lihtsalt on meil tekkinud niisugune nagu väga hea sõprussuhe. Et võib-olla oleks pidanud rohkem olema õpetaja niisugust tugimeeskonda, et õpetajat aidata ja sisse elada ja ka nagu võib-olla tutvustada, et mis õpilased on ja kuidas me tunde teeme siin täpsemalt või soovitada, sest et tegelikult mul polnud õrna aimugi, et ilmselt me jõuame nende küsimuste juurde veel, aga mul polnud tegelikult õrna aimugi, kui palju teil on konkursse ja harjutamisi ja esinemisi, et mul vahepeal ikka oli tõesti väga suur üllatus, et meil on nii vähe või et on nii palju puudujaid või et ta peab mingid teemad nii pikalt nagu õppima, sest mina nagu tulin ja tahtsin panna mingi omas tempo, siis hakkasin aru saama, et okei, ma ei saa seda teha, et oleks võinud üks asja näiteks rääkida või öelda. Ja
jah, ma arvan, et see võib-olla need 2 asja kokku kombineerituna, et mõnes mõttes, et mul on kahju vahepeal, et kui ma teen tunde ja panustan ja tahan teha ja siis tuleb välja, et on ainult 3 õpilast tunnis ja siis ma nagu ma saan aru sellest täiesti, et te käite ja harjutate ja teete, esinete ja seda ma täiesti toetan 100%, aga lihtsalt vahepeal see natuke nagu tekitab segadust mulle, et ma seda ei osanud oodata. No negatiivsed pooled on see, et siin ei ole nagu sellist peretunnet tekkinud. Et kõik on kuidagi väga harali, et õpilased on harali ja õpetajad on harali, et ei ole sellist õlatunnet või sul ei teki niisugust kollektiivi tunnet. Et eriti gümnaasiumi poolel, kus õpilased palju ongi eraldi ja individuaalselt liiguvad. Et kui me selles eelmises koolis olime, siis oli see B-maja, mis oli suhteliselt väike ja kompaktne ja kus kõik õpilased said kokku omavahel ja said seal nõndanimetatud hängida ja sellise, tekkis selline kollektiivi tunne, siis vaat see on see, mis on siin majas puudu. Aga muusikutele oleks see väga oluline. No nagu te teate, me oleme siin muusikakoolis, nii mõtlesime ka õpetajatelt küsida, et mis on teie kogemus muusikaga? Hea küsimus. Kunagi oli koorilaul, aga mulle ei meeldinud see, ütlen otse välja. Aga ma olin, mis see siis nüüd teeb? See oli 2. klassist või lausa 1. klassist, vaat ei mäletagi enam, kuni 9. klassini, jah. Ma käisin rahvatantsurühmas, mulle väga meeldis. Tantsupeod on käidud, laulupeol on ka käidud, natuke on iske laulukaare all oldud ja natuke seal ikka oldud ka, aga mulle väga meeldis tantsupidudel käia. Kohe vist ma 3 korda vähemasti olen seal käinud, nii et super, väga meeldib. Jah, nii et see oli minu noorusajal. Aga kas te olete pilli mänginud? Ei, mitte ühtegi pilli, kahjuks. Täielik muusikavõhik selles mõttes. Päris korralik kogemus on muusikaga, et mu enda haridus on vägagi klassikalise muusika haridus. Ehk siis ma olen klaverit õppinud üsna pikalt ja heliloomingut, et need 2 asja on see, mis mul on haridusest kaasas ja eelkõige muidugi olen töötanud kooli juhtimise ja muude juhtimiste kõrval heliloojana. Ja tänagi teen helisid veel. Jaa, ma olen väga hea muusikakuulaja ja väga austan muusikaid. Jaa, kunagi noorena mängisin gitarri ja nüüd mängin parmupilli peamiselt. Ja olen muusikaga väga tihedalt kokku puutunud. Et kui ma õppisin koolis, ehk siis nagu gümnaasiumis ja keskkoolis ja põhikoolis, ma lõpetasin Vändra laste muusikakooli ja õppisin seal 7 aastat klaverit. Ja kui ma siis olin selles kohas, et teha valikuid, kas minna siis mida edasi õppima minna, siis üks nendest valikutest oli matemaatika kõrval ka muusika. Nii et see oli täiesti mul laual, et minna õppima hoopis muusikaõpetajaks. Aga jah, selleks oleks mul olnud vaja nüüd muusikat juurde õppida, sest laste muusikakooli tasemest ei oleks piisanud, et konservatooriumisse minna. Ja ma seda lisaõppimise aega ei tahtnud neile kulutada. Küll aga kui ma olin üliõpilane, siis ma hakkasin juba laulma sellises kooris nagu Tallinna õpetajate naiskoor. Ja sellest formeerus siis välja selline väiksem koor, kus oli 40 liiget ja siis ta kujuneski nagu selliseks kontsertkooriks, mis aastatel 88 kuni 92, isegi 93 hästi palju osales Euroopas erinevatel koorikonkurssidel. Ja see oli väga põnev aeg ja see oligi põhimõtteliselt selline aeg, kus siit välja oligi võimalik saada erinevatel muusikakollektiividel, sest need festivalid või konkursid, kes kutsusid, need siis ka tavaliselt nagu toetasid seal seda elamist ja olemist, mis rahaliselt tol ajal meile ei oleks olnud võimalik. Ja meie kooris olid siis valdavalt kõik muusikainimesed, nii et meie kooridirigent tavatseski meie koori tutvustada, et tal on 39 muusikaõpetajat kooris ja 1 matemaatikaõpetaja.
nii et muusikaga olen ma elus väga tihedalt kokku puutunud ja ma niimoodi huumoriga pooleks ütlen, et ma maksan siin koolis oma karma võlga selle eest, et ma ei läinud muusikaõpetajaks. Et nüüd ma õpetan tulevasi muusikuid matemaatikas. Ma arvan, et ma olen ainukene õpetaja siin koolis, kes ühtegi pilli ei mängi ja ei, selles mõttes ei ole jah. Ei ole, ma kahjuks ei oska absoluutselt laulda, aga mulle väga meeldib laulda, ma olen alati sõprusseltskonnas see inimene, kes kõige kõvema häälega kaasa laulab, et selles mõttes mulle väga meeldib muusika. Aga kindlasti ma pole mingi muusikaspetsialist ka, et sellised muusikaalased terminid, kui keegi räägib, ma isegi ei oska neid sõnu, ma ei tea, taktimõõt või mingi, mis kõik iganes, ma ei tea seda, et selle koha pealt ma tõesti olen väga võhik. Aga ma olen õppinud viimasel ajal, et mul mõned sõbrad ka tegelevad rohkem muusikaga, mängivad pilli, lähedasemad sõbrad, ja siis nende põhjalt ma olen nagu vaikselt hakanud aru saama, kui ma muusikat kuulan varem, ma niisuguseks hästi palju pööras tähelepanu sõnadele, lüürikale. Aga nüüd ma olen hakanud nagu veits nagu aru saama ka sellest, et on erinevad instrumendid ja meloodia, aga üldjuhul ma ikkagi lihtsalt naudin võib-olla niisugust muusikapala nagu kogu selles perspektiivis, aga endal mul jah kogemust ei ole kahjuks, et ma ei oska laulda ja ma alati väga imetlen inimesi, kes oskavad igasugu pille mängida, et see minu jaoks alati on kuidagi väga niisugune vau-faktor, et tahaks ka osata, aga lihtsalt naudin teisi. Ehk siis te pilli ei ole veel mängida? Ei, ma ei ole jah, ma ei oska midagi, ma olen niisama jah midagi klaverit inistanud ja mingit gitarri korraks proovinud, aga ega ma ei oska, ma ei saa sellest aru jah. Ma lootsin, et see küsimus ei tule, aga küsimus tuli ikka. Ei ole nagu 0, nagu täiesti suur rasvane 0, selles mõttes, et kui mult pakuti, et tulla Mubasse õpetajaks, siis ma olin mingi appi muusikakool, mida ma siin teen, ma isegi ei tea nagu mitte midagi, siis mul on mingi klass täis, mingi noori tarku inimesi, siis ma istun mingi, tere, mina siin on neid ja ma ei tea muusikast midagi, ehk siis ma ei mälgi mitte ühtegi pilli, ma ei tea mitte midagi muusikast, mis ma ei saa öelda, kas on hea või halb, ma ei tea, ma õpetan vene keelt, nii et mul väga nagu ei ole see kuidagi nagu miinuseks tulnud, aga 0, muusikat ei tea midagi. No jah, loodame tulevikus. Ja muideks, ma mõtlesin, et ma oleks pidanud tegelikult panema oma õpilased tööle, tegema endale tunni, vaata. Et nagu nad räägiksid mulle muusikas ja siis mina olen õpilane siin ja siis kuulan ja siis on niisugune vastastikune, ma teen veel selle ära, mul teiega veel tund ees. Veel selle ära tegema, jaa. Mis te arvate, milline on see kool 20 aasta pärast? Ma päris mõtlesin selle peale, et mis võiks see teekond olla. Et jõega on ka nii, et kui ta hakkab peale kuskilt allikast, siis on ta selline väike ja kitsas ja kärestikuline, kui ta on noor. Ja mida kaugemale ta jõuab oma suubumiskohta, seda laiemaks ja seda rahulikumaks ta läheb ja ta säng on juba siis selline stabiilne ja kõigile arusaadav. Et ma arvan, et 20 aasta pärast see meie kool voolabki selles rahulikus sängis, kus kärestikke on vähe, ootamatusi on vähe, ta on leidnud oma sellise stabiilsuse ja võib-olla mingisugused protsessid, mis täna veel ei toimi, on paika saanud ja siin koolis saavad kenasti õppida kõik need lapsed ja noored, kes tahavad tulevikus muusikaga tegeleda. Jaa, see on muidugi väga keeruline, sest kõik on praegu uus alles, et ei oska nagu midagi arvata. Maja, ma loodan, on samasugune. Aga minu suur unistus muidugi, arvestades seda, mida ma siin enne rääkisin, ma väga loodan, et muusikud ja üldaineõpetajad saavad omavahel väga hästi läbi. Et see nii-öelda sein, mis mõnikord siin ette tuleb, sest tähendab, et ei mõisteta üksteist. Muusikud arvavad ühte ja üldaineõpetajad ei ole sugugi alati sellega nõus, sest neil on omad põhjused. Et need seinad ehk on juba lagunenud. Et nad on saadud niimoodi kenasti asjalikult, põhjendatult, korralikult töö käima ja lapsed ainult naudivad siin olemist. See on unistus küll. 20 aasta pärast mina arvan, et see kool võiks olla väga võimas, maailma tuntud. Ehk siis, kui sa lõpetad Mubas, siis on kõik maailmas sul teada.
eks ma loodan, et see kool vähemalt jõuab sinnamaani. Ma arvan, et see kool on palju kodusem, et võib-olla kõik sellised nurgatagused on saanud tuttavaks rohkem töötajatele ja ka uutele inimestele, kes siin majas siis on. Võib-olla ei ole niimoodi, et midagi ei tohi katsuda ja ainult tohib vaadata, et kuidagi on neid asju seintel rohkem kui praegu on, et ma arvan, et natuke muutub ikka. 20 aasta pärast või? Vau. Ma loodan, et see Muba kool, et ka võib-olla üks negatiivne pool on ka see, mis nüüd korraks ma jooksen natuke tagasi selle küsimuse juurde, et ilmselgelt nüüd ma näen seda, et kõik alles elavad sisse, ja meil tuli 3 erinevat kooli kokku ja kõik alles õpivad omavahel koostööd tegema ja see võib-olla on jätnud mõnele õpetajale mõru maitse suhu, see võib-olla jätnud mõndadele õpilastele siukse negatiivse tunde, et kõik on uus, aga kõik uus vajab tegelikult sisse elamist ja harjumist. Ja ma usun, et kui kõik üheskoos tegutsevad, nii õpetajad kui õpilased, siis tegelikult nagu 20 aasta pärast mõelge, kui see on Eesti nagu nii-öelda tippartistide kool, et see on auasi öelda, et ma tulin Mubast, nii et ma usun, et kindlasti 20 aasta pärast see kool on juba koht, kus on nagu au öelda, et minu vanaisa käis kunagi Mubas, minu isa käis kunagi Mubas, ma lähen Mubasse, et ma usun, et see on väga, saab auväärseks kohaks see kool. See on tõesti hea küsimus, sellepärast, et ega me väga hästi ju ette ei kujuta, mis sellest muusikamaastikust 20 aasta pärast saab, siin on igasuguseid võimalusi ja märke õhus. Kui kõik läheb niimoodi, nagu ta praegu on läinud, et siis ta on üks niisugune hästi toimiv, hästi läbisaav kool, kus meil on erinevad valdkonnad, kes üksteist rikastavad ja noored saavad omale sõpru ja koostööpartnereid nii õpilaste kui õpetajate hulgast terveks karjääriks. Aga muusikahariduses üldiselt on ikkagi ju mingisugused muutuse ja ohumärgid ka üleval, et muusika tegemine on väga kättesaadavaks muutunud, seda saab haridust saab ka mujalt kui koolist, saab ka lugeda internetist, väga palju materjale on selleks, et kui palju siin muusikaharidus ja kui palju kool hakkab siin tulevikus mängima seda mõjurit, on raske isegi öelda. Kuigi ma arvan, et pillimängus on see juhendamine siiski hästi loogiline ja oluline, et see vast ära ei kao. Nii, oota, vana sa oled? 15. 15 ja siis 20 aastat hiljem sa oled 35. Okei, mina olen siis 45. Ma olen praegu 25, jah. Ma arvan, et see on väga lahe kool. Ja ma arvan, et siit tuleb väga, kui ma vaatan neid õpilasi, kes siin õpivad ja kui talendikad need inimesed, need õpilased on, siis ma arvan, et sellest tuleb selline kool, kus tuleb hästi palju talendikaid inimesi. Ja ma arvan, et võib isegi saada nagu üle maailma talendikaid inimesi, sest kui ma vaatan jälle neid õpilasi, kes siin on ja kuidas nad selle muusikaga elavad ja kõike, et ma arvan, et sellest saab üks suur kool, kuhu tahetakse tulla õppida muusikat, sest siit tulevad tähed. Kui teil oleks võimalus nagu üle piirida mõtlemise, siis mida te muudaksite Mubas? Nagu ükskõik, mida te saaksite muuda, teil tuleb mingi inimene kosmosest, siis ütleb teile valige mitut asja, mida te sooviksite muuta Mubas. Kas te võite muuta? Kui siuke küsimus on, siis ma alati mõtlen, et isegi võib-olla mitte, ma mõtles natuke Mubast isegi välja, ma mõtleks seda, et ma ei tea sellele vastust ise, ma ei tea selle ise lahendust, aga ma tahaks, et ei oleks nii palju õppimist. Et saaks kuidagi niimoodi, et me ei pea, et minul on ka ees nagu asjad, mida ma pean teile õpetama, et mul on õppekava ja kool nõuab ja riik nõuab, et õpilased peavad teadma neid asju, ma vahepeal vaatan neid ja mõtlen, et kõik see ei ole tegelikult vajalik, et saab asju vahele jätta, et meil oleks rohkem vaja nagu seoseid luua, et fakte saab tegelikult iga hetk internetis kontrollida ja ma sooviks, et oleks kuidagi selline võimalus, et ei oleks nii palju ülekoormatud kas või ajaloo, matemaatika, bioloogia, eesti keelega, aga mitte seda, et nüüd teeme hästi lebot kõik ära ja vahet ei ole, mis meile külge jääb, et muidugi peab midagi jääma ja seosed peavad tekkima. Asjad sooviks, et üleüldiselt kuidagi nagu mõtestada ümber seda õppimist ja võib-olla suunatagi rohkem näiteks kas või Mubas, et oleks rohkem sellist õpilaste iseseisvumist, et oleks õpilased siit tuleks välja, kes teavad, mida tähendab nii-öelda elus elamine ja ise otsuste tegemine ja nende otsuste siis tagajärgedega tegelemine. Et kuidagi
rohkem võib-olla päris elu peale õpet panna, mitte olla nii kinni kõikides nendes asjades, mis on ette öeldud, mida peab tegema. Aga see on, ma arvan, juba natuke suurem kontekst riiklikult ka, et millele peaks mõtlema haridussüsteemis. Mida ma muudaks? Ma kindlasti muudaks seda õueala. Ma teeks selliseks, mida lapsed või õpilased siis palju rohkem tahaks kasutada ja saaks kasutada. Õpilased, eriti väiksemad, tunnevad väga palju puudust sellistest ronimiskohtadest ja parkuurimisaladest ja üldse võib-olla natukene niimoodi, et nad saavad küll olla õues, aga ei ole kõikidel nagu silma all, et ma saan aru, et seda õueala 100% kõik ei taha kasutada, siis terve maja vaatab, et mis seal all nagu toimub, et ma arvan, et see õueala vist on isegi üks kõige suurem koht. Võib-olla muudakski seda arvamust, et vaimne tervis ja füüsiline tervis ongi käsikäes, ehk siis leiakski rohkem võimalusi, variante, kuidas harjutamist ja kõike muud siin kokku panna. Kuna praegu on kõik väga uus ja ainult aasta kogemust, siis ei oska nagu millegagi võrrelda, et mis see veel võiks olla. Tekiks ehk võimalus, kuna me asume nüüd me oleme kesklinnas, et ma oleks tahtnud näiteks oma õpilastega minna muuseumisse. Aga kahjuks jäi ära sellepärast, et tunde on nii palju ära jäänud, et lihtsalt ei ole aega. Aga samas on siin käele juures kõik huvitavad kohad. Nii et miks mitte minna muuseumisse ja võib-olla õnnestub ka näiteks, ma ei tea, kuidas siin teatritega lugu on, et saaks järsku kutsuda rohkem neid meile külla näiteks. Vaevalt, et me ise sinna sisse saame, aga nad võiks tulla küll, sest see on tõesti paar sammu astuda ainult. Draamateater, Estonia teater, Linnateater on praegu natuke kaugemal, aga miks mitte? Estoniaga on meil väga tihedad suhted, nii et ballett ja muusika, mis me veel tahame. Võt see oleks vahva. See oleks vahva. Jah, ma usun küll, jah. No võib-olla erialast lähtuvalt tahaksin kuidagi, et see oma ettevalmistavast erialast, et iga inimesel oleks see loomingu tunnetus ka siit alati kaasas. Ja võib-olla teine oluline asi ka, et see õppimata õppimise printsiip, mis on selline, et kui siin käib näiteks tantsija, ta otseselt ei õpi võib-olla muusikat, aga ta teab muusikast väga palju, sest siin käib väga palju muusikud ja vastupidi. Et siin õpivad muusikud, otseselt nad võib-olla ei käi balletitunnis, aga nad teavad sellepärast, et siin on nii palju tantsijaid. Ja tulevikus annaks see selle eelis, et kui oleks vaja näiteks cellomängijal teha balletietenduses kaasa, siis on tal see eelis, et ta tegelikult enam-vähem tean, kuidas see valdkond toimib. No vot, see on seotud selle või selle eelmise küsimusega. No mul nagu ei ole midagi. Okei, koolitoit paremaks. Okei, ja, tavai. Okei, koolitoit paremaks. Kas veel midagi nagu? Aga kas teil on midagi, mis te muudaksite paremaks? Võib-olla see juhtkond, aga see paraneb ajaga. Okei. Nendel on ka vaja kogemust. Okei, väga õige. Aga ei ole ikka midagi, mis ma muudaksin. Nii, ja siis varsti saab Muba 1-aastaseks. Mis on teie kogemus sellega? Tõesti saab 1-aastaseks juba. Täiesti uskumatu. Aga ülilahe esiteks olla selles Mubas nüüd, kui ta 1-aastaseks, sest mina olen ka nagu esimene õpetaja siin, et see on ülilahe, et ma saan koos Mubaga 1-aastaseks. Ja kogemus on ikka tohutult tore. Oleme ausad, jälle ma kiidan väga palju kõike, sest nagu ma kuidagi hindan, mis on nagu Muba andnud ja mida ta võimaldab. Ja jälle need õpilased, kes on, et need on ikka talendikad, viisakad, noored, kes teavad, mida nad tahavad teha. Ja see kõik on ikka väga imeline ja jälle nii ilusas koolimajas õpetada, et see on ikka tohutult tore. Kogemus on tegelikult vägev. On väga palju kontserte siin toimunud juba. On väga palju huvitavaid üritusi olnud, ehk siis sellest on väga tore. No mitte ainult nagu Mubaga seoses, aga ma olen esimest aastat ka klassijuhataja
ja vist need 2 asja kokku tegelikult on olnud päris keeruline, et kõikidel õpilastel oli siis uus kogemus uues majas, uues suures majas ja siis, et mina olen ka nagu klassijuhatajana esimest aastat, et väga palju energiat on läinud nagu selle sisseelamise peale, et vähem energiat on jäänud nagu selle oma päris töö, kunstiõpetaja töö tegemiseks, et on olnud natukene raske aasta. Aga ma olen ikkagi rahul, et see aasta on möödunud siin Mubas ja Muba kasvab vist iga päevaga. Et see on päris raske olnud see kogemus sellel aastal. Väga erinevatel põhjustel, osalt tehnilistel põhjustel, et osasid lahendusi alles otsitakse, mis toimiks õppeinfosüsteemi ja broneerimissüsteemi ja kõikide muude süsteemidega. Et ega tegelikult sellist näidet ei olegi Eestis olemas, me alles leiutame väga paljuseid asju ja ka oma kooli, oma organisatsioonina me alles otsime neid rütme, kuidas kõige paremini koos toimida. Et siin on esialgu veel väga palju ajalugu, väga palju ka sellist möödarääkimist, mis on ilmselt esimesel aastal ka küllalt loomulik, kuna me tulime ju 3 koolist kokku, me ei alustanud päriselt nullist. Et siis olukord on selle võrra teissugune. Aga ma usun, et see läheb paremaks. Kogemus ongi see, et ma ei arvanud, et see sisseelamine ja nende 3 kooli liitmine võib emotsionaalselt olla selle kollektiivi jaoks nii raske. Ja et et siin on palju selliseid asju, mida ei osanud ette näha ei õpetajad ega siis ka see tänane juhtkond, et mis raskused ja mis takistused ja mis ootamatused siin võivad tulla. Et see mulle natukene tuli üllatusena, et neid nii palju on. Ja muud ma ei oskagi nagu praegu siia lisada. Praegune kogemus Mubaga. Ma arvan, et jällegi saab natuke tagasi tulla algusesse, et tegelikult positiivne ja ma mõtlen, et selle poole pealt ka, ma tegelikult ju õppisin samal ajal ülikoolis, ma töötasin samal ajal muuseumis ja ma olin samal ajal õpetaja üsnagi suure koormusega, et ma tunnen siin, et ka mul tegelikult ei ole nagu taga mingeid inimesi, kes mult nagu käivad, küsivad, kas see on tehtud ja kas sa tegid ikka niimoodi ja kas tulevad vaatavad, kuidas õpilaste hinded on, et miks on head või miks on halvad, et ma tunnen ennast väga vabalt siin mõnes mõttes. Aga see on jälle see pool, et nagu vahepeal võib-olla tunnen, et mul oleks vaja rohkem toetusstruktuuri, aga samas tõesti, ma tunnen, et mul on väga vabad käed, et ma saan ükskõik mida teha. Et see on tegelikult hea nagu vaba õhkkond, et mõnel inimesel väga sobib see, mõnel inimesel on vaja mingit täpseid nagu reeglid asju, mõni võib-olla nagu ei saa siukses vabast keskkonnast nii hästi hakkama, see on täiesti okei. Et mul on see meeldinud ja tõesti, mul ongi meeldinud see, et mul on väga tore kogemus olnud siinsete õpilastega. Et mulle väga meeldib see varieeruvus 5. kuni 9. klassini, et on juba ikkagi just sellised noored täiskasvanud, aga tõesti on sellised väga pisid ka, et nagu igas tunnis tegelikult on omad naljad ja killud ja oma raskushetked ka muidugi, aga et praegu on kogemus olnud ikkagi positiivne, et see nii-öelda positiivne kaalub üle selle negatiivse need raskused, mis on olnud. Nüüd meil on üks eriline küsimus ainult õpetajatele, kes olid meil TMKK-s. Et kui peaksite võrdlema TMKK ja Muba, siis mis on teie peamised erinevused? Ma ütleks niimoodi. Muusikakeskkool oli, see maja iseenesest oli vana, natukene närtsinud, aga väga armas. Et selles mõttes mulle see väga meeldib ja käies siin mõni aeg tagasi seal majas nüüd praeguses seisus vaatamas, mis seal siis on, selline nostalgiline nukrus täitis hinge. Aga õnneks jääb see maja koolimajaks, nii et praegusel hetkel tuleb sinna üks Nõmme koolides sisse ajutiselt vähemasti. Et samas seal majas oli ju ka nii, et vähemalt üldaine õpetajad said õpetajatoas kokku. Me saime vähemasti muidugi suhelda. Vot siin majas me kaome täitsa ära. Muusikud on küll õpetajatoas ja suures õpetajatoas olemas, aga meie käime siin väiksemas õpetajatoas ainult printimas ja siis ehk saame kokku. Üldiselt ei saa, lihtsalt ei ole aega. See kaob nii ära. Vähemasti praegu, võib-olla tulevikus muutub, ei oska ütelda. Aga see uus maja, jah,
Mulle meeldib siin, et on hästi palju liikumisvõimalust, et kui sa lähedki paljundama või lähed kuskile sööklasse näiteks, siis saab ikka natuke kõndida ka, ei pea kogu aeg istuma ja niimoodi paigal püsima. Et saab ikka liikuda ka, et selles mõttes on siin voorus, selle maja voorus jälle. Aga jah, see maja iseenesest puht füüsiliselt mulle meeldib kangesti. Et oleks hea, kui ta ikka samasugusena jätkuks pikka aeg. Ma soovin talle pikka iga, ütleks niimoodi. Okay. Jah, aga raske öelda, ainult 1 aasta. Oleks kuskil 5, siis oleks juba võrrelda midagi, aga praegu kahjuks on kõik nii noor. Kui me mõtleme just selle kunstiklassi peale, siis nagu te mäletate, meie see kunstiklass oli seal saali kõrval, spordisaali kõrval täiesti eraldi. Ma võisin olla koolis tööl päev otsa niimoodi, et ma mitte ühtegi õpetajat teist ei näinud. Olingi seal oma klassis, õpilased tulid, läksid, aga siin on see klass ikkagi keset maja, nii et ma näen igapäevaselt palju rohkem oma kolleege, palju rohkem õpilasi, nii et ma arvan, et see suhtluse pool on palju rohkem muutunud või see on intensiivsem kui vanas koolis. No lihtsam on öelda, mis on sarnased asjad. Jah, seda võib ka, jah. Sest kõik muu ongi erinev, et sarnane ongi see, et siin on samad õpilased, kes tahavad kõik muusikat õppida. Ja minu meelest see ongi ka ainus sarnasus. Kõik muu on erinev. Kogu õhkkond on erinev, maja on erinev, selle maja hing on erinev, kõik on erinev. Inimesed on samad, aga see õhustik ja kõik see on teistsugune. Ma ei tea, kui hästi nad praegu välja veel tulevad. Kui võtta tõesti akustiline erinevus, et see on vist tunda. Et kui muusikakeskkoolis käia ühes koridoris käia ja kuulata, kuidas ruumid kõlavad, siis tegelikult koridoris kuulsid ära kogu selle repertuaari, mida mängitakse. Ja mina ei kujuta ette, kuidas vaikseid asju harjutati, sest et kogu aeg oli kuulda, mis teine klassis teeb. Mis võib-olla andis ühest küljest ka hea keskendumise võime, ma ei tea, mulle tundub nii. Et siin on nii, et siin on ju klassid vaiksed. Et see on tehtud täiesti eraldi, täiesti kaasaegselt, nii nagu peaksid olema. Et võib-olla see on kõige olulisem, et saabki päriselt keskenduda, päriselt uksed 2 ust enda taga kinni panna ja harjutada. Mis võib-olla on suhteliselt samasugune esialgu, et need õppekavad me võtsime üle, see oligi meie lubadus, et täna saavad õpilased õppida samadel printsiipidel, võib-olla tulevikus see mõtlemine, kuidas edasi minna ja kas siin on mingeid võimalusi neid rikastada, et see muutus hakkab ajapikku võib-olla alles paistma hakkama. Aga nüüd on siis meil lisaküsimus. Ma kardan. Ei, see ei ole nii hull. Kust teile tuli huvi ajaloo vastu? See on mu lemmikküsimus. Sellest ma võingi jääda jaurama. Igatahes minu ajaloo lugu on siis selline, kui ma läksin gümnaasiumisse, siis ma ütlen ausalt, mul oli siukene väga vana nõukogude aegne siuke nagu õpetaja, kelle ainuke õpetamisviis oli see, et tema lihtsalt klassi eest 45 minutit rääkis ja kõik pidid lihtsalt kirjutama viikusse, mis ta sõna-sõnalt nagu ütles. Ja see oli nagu, ma ei tea, kuidas tal see õnnestus, aga siuke hirmu valitsus oli tunnis, keegi tahtnud sinna tundi minna, kõik kartsid, sest et vahepeal ta tegi siuksi ülesandeid, et ta luges klassi pooleks, see oli nii, pooled loevad seda lehekülge, pooled seda lehekülge, ta peate sõna-sõnalt pähe õppima, mis seal tekstis kirjas on, siis ma kutsun kedagi vastama. Ja ma imestan, et ma olen õpetaja, aga sellel hetkel ma mõtlesin, et ma ei suuda klassi ees rääkida, ma väga kartsin klassi ees nagu rääkimist ja esinemist, see oli mu suurim hirm. Ja mul oligi kogemusi, kus ma sain 2 ja siis see lõppes sellega, ma hakkasin lõpuks terve minu klass oli niimoodi, et enne ajalootundi minemist kõik lugesid õpikut, sest kunagi ei teadnud, kas seda kutsub jutustama või mitte. Ühesõnaga, ja siis ma ka väga palju just nagu gümnaasiumis tuupisin ajalugu, põhikoolist ma ei mäleta mitte midagi, aga gümnaasiumis ma nagu õppisin hästi palju ja siis mul olidki kõik tööd 4-5 ja siis ma hakkasin nagu aru saama, mul hakkasid seosed tekkima, siis mõtlesin, et tegelikult on päris huvitav. Ja siis ma mäletan, et ikka vahepeal õpetaja ütles ka nii, et Agnes jälle siin, et sina väga hästi tegid, ja et siis olid mõned klassikaaslased, kes said 2 või midagi siukest, seepärast ole hea, mine tema juurde, palun seleta talle ka, vaata, mida sina tegid, et millest sina aru said, siis ma olin nagu, okei. Ja sealt kuidagi mul tekkiski see huvi, et mulle vist meeldib ajalugu vist on huvitav asi, Ja siis ma mõtlesin, et okei, Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis saab ajalugu õppida
Tallinna Ülikool oli mulle lähemal ja siis ma kandideerisin Tallinna Ülikooli ja ma tegelikult ei saanud esimene aasta sisse sinna. Ja siis ma olin väga šokeeritud, mis mõttes mina ei saa ülikooli sisse. Ja siis ma tegin aasta aega hoopis teist asja, õppisin inglise keelt. Ja siis ma proovisin uuesti Tallinna Ülikooli. Ma sain sisse, ma olin nii õnnelik, et ma hakkasin nutma, kui ma sain teada, et mind on vastu võetud. Ja siis 3 aastat õppisin bakalaureuse ajalugu. Ja siis ma tundsin jälle vahepeal, et nagu, issand jumal, mida ma teen. Et see ei ole üldse minu asi tegelikult, et nagu, jah, mulle pakub eelkõige huvi 20. sajand, teine maailmasõda ja nõukogude teema, sest sellepärast ma töötan ka okupatsioonide vabaduse muuseumis ka, mis räägib sellest teemast, eks. Nii et need 3 aastat olid siuksed natuke nagu, üles-alla, et mõtlesin, okei, kui ma juba olen, siis ma teen selle ära, eks, et ma saan oma ülikooli lõpetatud. Aga ma mäletan ülikoolis sisse astudes oli ka siuksed katsed, kus oli vestlusvoor ja ma küsiti ka, mis sa selle ajalooga siis teha soovid ja siis ma natuke nagu liialdasin ja ütlesin, et ma kindlasti tahan õpetada lastel ajalugu ja see oli nagu oi väga tore, aga ma peas mõtlesin, et ei, ma nagu, see pole vist päris mulle ikka. Ja siis kui me 3 aastat tehtud said bakalaureuse, siis ma mõtlesin, et tegelikult me ei saa edasi õppida kas ajaloo ühiskonna õpetajaks Tallinna Ülikoolis või lihtsalt siis nagu ajalugu edasi õppida. Ja mõtlesin, et ma pigem valin selle õpetaja suuna, et ma proovin, mida see endast nagu tähendab. Ja siis kui ma sinna õpetaja suunale läksin, sest seal oli nagu rohkem aineid, seal polnud ainult puhas ajalugu, seal õpetati, kuidas peab tunde ette valmistama, mingi laste psühholoogia. Ja siis ma mõtlesin, et okei, see on väga huvitav. Ja sealt ma mõtlesingi, et okei, tegelikult ma tahan lastele ajalugu õpetada, sest et see on nii huvitav aine ja see õpetab maailma kohta, inimeste kohta, suhete kohta nii palju. Nii et siis kui ma läksin magistrisse õppima, siis ma võtsin endale selle eesmärgi, et nüüd ma tahan kuhugi kooliga tööle saada ja proovida, milline see koolitöö on. Nii et see on minu lugu ajalooga. Kes on teie kõige lemmikum kunstnik? Mul on tegelikult hästi pikka aega olnud Magritte, kellest me tegime ka ühe töö teiega koos siin ja tema ongi nagu reaalselt aastaid olnud mu lemmik. Mis vanusest hakkasid ise nagu sportlikult? Mina alustasin sellest ajast, kui ma mäletan oma elu enam-vähem spordiga tegelema. Ehk siis see ongi kuidagi loomulik kulge olnud terve elu, et ei saagi öelda võib-olla, millal ma täpselt alustasin kindla spordiga, vaid olegi tegelikult nii palju, kui mina oma elu mäletan, olen spordiga kuskil mingil määral seotud olnud ja mingite tegevustega. Mis on teil soovitus ka teistele õpetajatele? Ohoh. No kui me ei hakka küsima nagu mingit spetsiifilist asjast, mis soovitus nagu õpetamisel või ma ei tea, olekul, siis selline suur soovitus oleks esiteks, mida ma alati soovitan üldse inimestele, on nautida elu, nautida, mida sa teed, armastada oma tööd, armastada oma õpilasi, kellele sa seda teed, sellised suuremad asjad ja kindlasti ka mitte nagu norida mubas midagi, vaid pigem toetada. Jälle, nagu sa ütlesid, seda 1-aastaseks, see on alles uus kool, me oleme kõik siin natuke sellised kaootilised ja otsime ennast ja kõike, et toetada ja hinnata, mida sulle kool annab ja võimaldab. Mille umbes hakkas teid siis nagu rohkem huvitama matemaatika osalt? Matemaatika on mulle alati meeldinud. Et mulle meeldis ka väga keemia meeldis. Ja mulle oligi nagu mõte, et kas ma lähen nüüd keemiaõpetajaks õppima või matemaatikaõpetajaks õppima. Aga kuna ma tahtsin tulla Tallinnasse õppima, siis Tallinnas keemiaõpetajaid ei õpetatud, nii et siis ma paratamatult nagu tegin valiku matemaatika osas, et ma Tartusse minna ei tahtnud, see oli mulle kodust kaugel ja kuidagi logistiliselt ei olnud sinna mugav minu elukohast või minu kodukohast sõita. Ja no näiteks kui ma olin, ütleme selline 6. klassis või 7. klassis, et näiteks kui ma puudusin, mul oli mingi haigus, siis ma istusin ise õpikuga ja õppisin kõik need matemaatika osad ära, nii et matemaatika mulle alati meeldinud ja ma olen matemaatika olümpiaadidel käinud ja nii et see on mulle nagu alati hingelähedane olnud, et kui ma koolist koju läksin, siis esimene kodune töö, mida ma alati tegema hakkasin, oli matemaatika ülesannete lahendamine. Selle ma tegin kõigepealt ära, siis oli nagu aju soojaks tehtud ja siis sai hakata muid asju tegema. Igasuguste kirjandite kirjutamine ja
ja loovtööde kirjutamine, see oli minu jaoks väga aeganõudev. Seal ma pidin nagu kõvasti pingutama, et üldse hakata otsast peale. Okei, nii. Nüüd siis te teate, et me oleme siin suures kammersaalis ja see on väga huvitav saal. Ja kas saaksite sellest lähemalt rääkida, et nagu mille jaoks see saal on rohkem tehtud? See saal on tõesti väga huvitav, väga mitmel põhjusel. Esiteks ta on minu lemmiksaal selles majas oma proportsiooni tõttu, kui enamusti saalid, kui te olete tähele pannud, on sellised kingakarbikujulised. Ehk siis nad on suhteliselt kordsete mõõtmetega omavahel, siis see saal on natukene, kui siin vaadata, teistsuguse proportsiooniga. Ja esiteks võib-olla ka sellepärast, või miks ta selline on, et kui me akustikuga lähteülesannet paika panime, siis ta mõtleski, et aga miks need saalid kõik samasugused peaksid olema, et teeme natuke põnevamalt. Aga teiseks ta on ka akustiliselt hea, et peegeldused on natuke ühtlasemad ja siin peaks olema mõnusam mängida. See saal on multifunktsionaalne, mis on selline moodne sõna, ehk siis siin on kardinatega akustika muudetav, et ta on mängitav klassikalisele muusikule, aga kui kardinad ette tõmmatakse, on ta ka rütmimuusikule, kes teevad bände, tahavad võimendada, et ta on ka neile sobiv saal. Ja kolmandaks on ta huvitav ka sellepärast, et üldiselt on muusikud alati olnud puiduusku, eriti Eestis on muusikud väga puiduusku, ehk saal, korralik saal, see peab olema puidust, sest puit just kui resoneerib. Siin on nüüd tehtud selline huvitav asi, et kui me vaatame selle saali viimistlust, siis siin on metall. Ehk siis see asi, mis justkui nagu ei ole loogiliselt võttes väga esimene valik. Aga siin oli just selline põhimõtteline tõestus, et häid saale saab tegelikult teha ka teiste materjalidega. Ja meie saal on nüüd see näidis, et see on tõesti võimalik. Okei, see on siis kõik. Aitäh, et olite, et osalesite intervjuus. Ikka, te olete väga tublid. Aitäh. Aitäh kutsumast. Aitäh teile ka.